Tere kõigile! Eesti Eest nädala uudised 142. saade. Vaatame üle lõppenud nädala kõige olulisemad teemad. Elon Musk on esitanud USA regulatiivasutusele FCC taotluse kuni miljoni orbitaalse tehisintellekti andmekeskuse satelliidi kosmosesse saatmiseks. Ametlikuks eesmärgiks on luua tehisintellekti globaalne infrastruktuur. Projekti pole veel heaks kiidetud, kuid taotlus ise tekitab küsimusi, mis ulatuvad tehnilistest aspektidest kaugemale. See ei puuduta järjekordset Starlinki võrku, see puudutab orbiidile globaalse tehisintellekti infrastruktuuri ehitamist, mida kontrollib eraettevõte, mille asutaja nüüd üks mõjukamaid tegijaid äri, sõjaväe ja USA valitsuse ristumiskohas. Iga uus digitaalne rakendus genereerib rohkem andmeid. Iga uue andmeallikaga suureneb võime analüüsida, ennustada ja mõjutada inimkäitumist. Mida võimsamaks tehisintellekt muutub, seda lihtsam on miljardeid andmekogumeid reaalajas hinnata. Sündmus, mis vaid mõni aasta tagasi kõlas ulmena, on ilmselt saanud reaalsuseks. Hugging Face'i andmetel langes maailma suurima tehisintellekti mudelite hoidla rünnaku sihtmärgiks, mille ei pannud toime inimene, vaid autonoomne tehisintellekti agent. Kui praegused leiud kinnitust leiavad, oleks see esimene avalikult teadaolev reaalne juhtum, kus tehisintellekt planeeris ja viis iseseisvalt ellu keeruka küberrünnaku. Inimesed ei kirjutanud enam iga käsku. Tehisintellekt tegi ise otsuseid, kohandas oma strateegiat ja töötas samm-sammult läbi infrastruktuuri. Seni on tehisintellekt olnud peamiselt häkkerite tööriist, saitas kirjutada pahatahtlikku koodi, formuleerida õngitsuskirju ja otsida haavatavusi, kuid see juhtum tähistab uut etappi. See viitab sellele, et tulevikus ei saa küberrünnakuid läbi viia ainult tehisintellekti abil, vaid ka tehisintellekti poolt. Ja Eesti nukuvalitsejad räägivad tehisintellekti agentidele isikukoodide andmisest, kui häbiväärne. Prantsusmaa järgib eeskuju. See, mis on Saksamaal ja Euroopa Liidu tasandil juba ammu süstemaatiliselt sisse seatud, omandab president Emmanuel Macroni alluvuses üha teravamaid piirjooni. Jälgimine, registreerimine, platvormide kontroll ja poliitiline võitlus väidetava desinformatsiooni ja välismaise mõju vastu. Ametlikult tehakse kõik demokraatia kaitsmiseks, kuid mida tihedamaks muutub kontrolli võrgustik, seda pakilisemaks muutub järgmine küsimus. Kes kaitseb kodanikke nende eest, kes väidavad, et demokraatiat kaitsvad? Euroopa ei muutu üleöö avatud diktatuuriks. Muutused toimuvad järk-järgult, tehniliselt, bürokraatlikult ja ahvatleva terminoloogia varjus. Keegi ei räägi tsensuurist. Nad räägivad riski vähendamisest. Keegi ei räägi jälgimisest. Nad räägivad vastupidavusest. Keegi ei räägi riiklikust arvamuse kontrollist. Nad räägivad demokraatliku diskursuse kaitsmisest. Kuigi Brüssel on aastaid arutanud vanuse kontrollimise, vestluste kontrolli, geoblokeerimise ja digitaalse reguleerimise uusi ettepanekuid, on Euroopa Kohus nüüd saatnud selge signaali. VPN-id on seaduslikud vahendid ja nende pakkujad ei vastuta ainuüksi seetõttu, et kasutajad kasutavad neid geoblokeerimise vältimiseks. Otsus on vastuolus arusaamaga, et tehnilised vahendid vastutavad põhimõtteliselt nende kasutajate käitumise eest. VPN-teenused krüpteerivad internetiliiklust ja kaitsevad oma kasutajate privaatsust. Neid kasutavad ettevõtted, ajakirjanikud, aktivistid ja miljonid eraisikud. Asjaolu, et üksikud kasutajad saavad nende abil ka geopiirangutest mööda hiilda, ei ole Euroopa Kohtu hinnangul piisav alus VPN pakkujate vastutusele võtmiseks. Ning samal ajal, kui maailma tähelepanu on keskendunud sõdadele, sanktsioonidele ja geopoliitilistele kriisidele, järgib Hiina ilmselt pikaajalist strateegiat, mis ulatub igapäevastest pealkirjadest palju kaugemale. Riik laiendab pidevalt oma kullavarusid, tugevdab füüsilist kullakaubandust ja vähendab järk-järgult oma sõltuvust USA dollarist. Ametlikud arvud räägivad enda eest. Hiina keskpank on oma kullavarusid suurendanud 20 järjestikust kuud. Ainuüksi juunis ostis pank umbes 15 tonni kulda. See on suurim igakuine ost alates 2023. aasta oktoobrist. See viis Hiina ametlikud kullavarud ligikaudu 2346 tonnini. Paralleelselt laiendab Peking oma kullainfrastruktuuri
Shanghai kullabörs on üha olulisem, samas kui Hongkong laiendab oma rolli füüsilise kullaga kauplemise rahvusvahelise keskusena. Samal ajal edendab Hiina koos oma partneritega alternatiivseid kauplemisi maksesüsteeme, mis on vähem sõltuvad USA dollarist. Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu, ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestieest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 40 77 00 77 10 08 49 65 47 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalusi saate näha nii saate jooksvates tiitrites, aga ka päris saate lõpus. See oli siis kuu viimane uudiste saade. Tänan kõiki, kes lõppnädala jooksul on meid toetanud ja ka muidugi pärast vandenõude analüüsi saadet. Meie järgmine saade tuleb eetrisse sedapuhku siis nädala pärast ehk siis 2. augustil. Aga seniks kõike head ja uute kohtumisteni.